kasutasin pühapäevase evangeeliumi katkendit selleks, et rääkida inimestega, kus me võime kohtuda Jeesuse Kristusega. Missugused on olukorrad, millal me võime tõesti näha, et Jeesus Kristus on koos meiega. See evangeelium väga hästi räägib sellest. Ja püüdsin seda kasutada. No muidugi jutluses siis, kui oli piibliringi kohtumine, siis kui ma kohtusin lastega ja ministrantidega pühapäeva koolis ja siis kui ma lihtsalt kohtusin erinevate inimestega, püüdsin ka, mitte kõikidega, aga vähemalt mõnedega rääkida sellest, kus me võime kohtuda Jeesuse Kristusega. Pean tunnistama, et see viimane olukord erinevate inimestega oli kõige raskem, sellepärast et mis see jutlus kohtumine pühapäeva koolis, piibliring, see on arusaadav. Inimesed spetsiaalselt tulevad selleks, et rääkida, kuulata Jeesusest Kristusest ja nad on valmis selleks. Aga tavalises olukorras mind väga innustas tund pühapäeva koolis ministrantidega, kus isegi 2 poissi andsid tunnistuse. Isegi mina ei alustanud lihtsalt, ma pakkusin, et poisid ise mõtleksid välja, mida nad võivad rääkida selle katkendi kohta ja 2 poissi rääkisid sellest, kuidas koolis nad rääkisid teiste inimestega Jeesusest Kristusest. Teised inimesed tulid nende juurde, nad on katoliiklased ja hakkasid küsima neilt. Ja tunnistasid, kui tegelikult oli eelkõige raske rääkida. Ei ole nii kerge kohe välja mõelda, millest võiks rääkida inimestega, kes ei usu Jumalasse, kes lihtsalt tahavad võib-olla rääkida. Aga nad olid julged, hakkasid rääkima. Muidugi see ei tähenda, et oli mingi tulemus, et need koolivennad pöördusid Jumala poole, aga see minu arvates oli väga tähtis just nende poiste jaoks, kes ei kartnud tunnistada oma usku. Kui me ei karda tunnistada oma usku ja püüame vähemalt natukene rääkida erinevate inimestega, siis Jeesus Kristus kindlasti on selles olukorras. Ta on koos meiega ja mina julgelt püüan isegi kinnitada, et võib-olla selles olukorras me võime tunda Jeesuse Kristuse olemasolu rohkem kui lihtsalt, kui tuleme turvalises paika kirikusse ja hakkame palvetama. Seal me oleme kindel, et Jeesus Kristus on koos meiega, aga seal tegelikult meil pole vaja isegi Jeesus Kristus. Me tunneme ennast hästi. Raskem olukord, kui me räägime teiste inimestega ja ei karda tunnistada, et Jeesus Kristus on koos meiega. Need poisid innustasid mind, püüdsin pärast seda ka rääkida teiste inimestega, väga head tulemused. See oli täitsa loomulik. Inimesed ei väljenda, et nad peavad kannatama, sellepärast et Igor tahab rääkida Jumalast siis, kui me ei ole kirikus. Ma olen kindel, et inimesed vajavad seda ja otsivad Jeesus Kristus oma elus, aga eelkõige otsivad tõelisi kristlasi, kes võivad tunnistada oma eluga, oma jutuga seda, et Jeesus Kristus on tõesti üles tõusnud.